90 oli üks kõige dünaamilisem periood minu elus. Ma ei ole seda öeldes kahtlemata mitte originaalne, aga nii ta on, et esiteks avanes maailm minu jaoks. Ma hakkasin käima järsku väga paljudel rahvusvahelistel uue muusika festivalidel. Teiseks, ma kasutasin seda võimalust toomaks seda avastatud maailma ka siiapoole, ehk siis 91. aastal koos Madis Kolgiga me korraldasime esimese Nüüd festivali ja eks igaüks mäletab neid 90-ndaid omamoodi. Minu jaoks oli see äärmiselt loominguliselt stimuleeriv. Muusika liikus vabalt üle riigipiiride, informatsioon liikus vabalt ja tekkisid kontaktid. Ühel hetkel juhtus nii, et minu muusika kõlas Londonis, Viinis, New Yorgis ja iga konkreetse ettekande järel juhtus järjest muid asju. See oli nagu ahelreaktsioon ja see kõik sai alguse 90. aastatel. Tänu sellele, et oli huvi selle suletud maailma vastu, lääne poolt siis, ja samuti, et oli võimalik realiseerida neid selliseid koostööprojekte, nii ütelda, mis enne olid kõik võimalikud ainult Tšeres Moskva ehk läbi Moskva. Ses mõttes muutus kogu Eesti heliloomingu stiililine spekter kardinaalselt. Just 90-ndatel sai alguse see nihe, mille tunnistajad me täna oleme, kui me kuulame seda, millist muusikat Eestis kirjutatakse.